Harju maakohtu saalis kuulab video vahendusel otsust 50-aastane Iisraeli kodanik Anatoli Privalov. Mees ise resideerus põhiliselt Eestis. Ta suutis FSB ülesandel siin 10 aasta jooksul koguda andmeid piiriülese liikumise kohta ning samuti võõrvägede liikumise kohta Eesti territooriumil. Värvati aga transporditeenust pakkunud isik väga lihtsa nipiga. Me saame öelda seda, et ta värvati jõupositsioonilt. Sel hetkel, nagu ka tänasel päeval enne kinnivõtmist oli tal hädasti vaja piiri ületada, et piiriületused sujuksid probleemideta, siis pakuti tal nii-öelda rohelist teed, kui ta vastutasuks toob informatsiooni. Ja see oli siis sellise baaskokkuleppe hind. Riigisaladusega kaetud teabele mehele juurdepääsu polnud, kuid erinevad liikumised ja tähelepanekud olid samuti FSB jaoks vajalikud. Peamiselt kogus ta informatsiooni selle kohta, mida ta nägi, mida ta kuulis. Peamiselt edastas ta infot siis just koostöö esimestel aastatel nende inimeste kohta, kes piiri ületasid, millised on nende inimeste nõrkused, millised on nad karakteri poolest, kas nad on venemeelsed või mitte, on nad värvatavad või mitte. Ja sealt liikus siis koostöö järjest keerulisemate ülesanneteni, nii nagu on, Vene eriteenistused kasutavad agente vastavalt nende oskustele, nende ampluaale, pakuvad neile ka eriväljaõpet. Edasi läksid ülesanded juba keerulisemaks. FSB hakkas tema kaudu hankima erinevaid tehnilisi luurevahendeid, mida oli siit võimalik soetada. Aitas kaasa ränderündele ja sabotaži aktide ettevalmistamisele siin ja Euroopa Liidus. Mees peeti kinni eelmise aasta oktoobris ja võeti vahi alla. Täna kinnitati Harju maakohtus talle karistus. See kriminaalasi lahenes kokkuleppe menetluses, meie süüdistatavad karistati 6 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega ja see on selline karistus, mida on siin meie karistuspraktikas samalaadsete tegude eest mõistetud korduvalt ka varasemalt, nii et tegemist on siis sellise kohtupraktika järgi suhteliselt keskmise karistusega. FSB huvi oli läbi temaga värvata uusi liikmeid, kuidas seda õnnestus, selles osas jääb kaitsepolitsei veel napisõnaliseks. Kõik inimesed, kes Venemaad külastavad, panevad ennast seeläbi olukorda, kus nendele võidakse ligi astuda, nendele võidakse teha kas siis valik piitsa või präänikuga, nad võidakse panda olukorra, kus tegelikult neil ei ole võimalus ei enam öelda. Meie tungiv soovitus siin on kindlasti Venemaad mitte külastada. Teodolevalt luuretöö eest Anatoli Privalov selle eest FSB poolt spetsiaalset tasu ei saanud. Tema jaoks töötasid piire ületamisel talle osaks saanud prioriteedid.